Venemaa tahab rünnata Balti riike, et Ukrainas kasu lõigata. Ma tean, see kõlab nagu hullumeelne pealkiri. Aga just see näibki täpselt toimuvat. Las ma selgitan. Eile lõpetasime sellega, et teadsime, et CIA direktor John Ratcliffe oli sõitnud Moskvasse kõrgetasemelisele kohtumisele kellegagi millegi üle. Arvestades olemasolevaid tõendeid, fakti, et tegemist oli luurejuhiga, mitte diplomaadiga, ning ajaloolist pretsedenti, kus Bideni CIA direktor tegi sarnase reisi 2021. aasta novembris. Ma väitsin, et kõige tõenäolisem seletus oli see, et lääne ametnikud olid avastanud mingisuguse Vene vandenõu rünnata NATO riiki. Seetõttu sõitis Ratcliffe Moskvasse, et öelda Kremlile, et lääs teab plaanist ja paljastab selle, kui Venemaa hakkab selles suunas samme astuma. Mõni tund hiljem teatasid mitmed väljaanded, viidates kohtumisega kursis olevatele allikatele, et just nii see juhtuski. Nüüd tahaksin ma korraks peatuda. See kõlab nagu võimalus mul endale au anda, kuna ma ennustasin täpselt, mis kulisside taga toimus. Siiski ma ei arva, et see oleks midagi, mida tähistada ja mitte ainult sellepärast, et see on veel üks samm maailma suunas, kus ma ei taha elada. Pigem ei olnud see eriti julge ennustus. Jah, üks peamisi teemasid, mis teile meie viimasest 4 aastast meelde võis jääda, on see. Huvitavatele küsimustele rahvusvahelistes suhetes ei ole sageli võimalik vastata ja eksperdid, kes väidavad vastupidist, kas valetavad endale või valetavad teile. Ja ei ole sellepärast, et me oleksime rumalad nagu klaviatuurisõdalased, see on struktuurne probleem. Kui me teaksime nendele küsimustele vastuseid, siis kindlasti teaksid poliitikakujundajad nendele küsimustele vastuseid. Ja nii ei jõuakski me kunagi punkti, kus need küsimused muutuvad avaliku arutelu osaks, just sellepärast, et poliitikakujundajad oleksid selle probleemiga juba tegelenud. Iroonilisel kombel ei kuulunud luurejuhi salajane missioon Moskvasse sellesse kategooriasse. CIA juhil sobib seal teha vaid mõnda üksikut asja ja kui sa oled viimaste nädalate jooksul luurelekkeid jälginud, siis ei olnud raske tükke kokku panna. Ma arvan, et on kõnekas, kuidas valdav interneti arvamus käsitles seda reisi kas suure saladusena või, mis veel hullem, et Ratcliffe oli seal Molotovi-Ribbentropi pakti 2.0 läbi rääkimas. Üllataval kombel, kui internet tegeleb alusetute vandenõuteooriatega, raiskab internet kõigi aega, sattudes jaburatesse vestlustesse. See kõlab tõesti nii, nagu ma tähistaksin oma võitu, kuid siin on üks oluline punkt, millel pole mingit pistmist minu isikliku egotripiga. Pea seda mõtet korraks meeles, kui avame ajalehe ja saame rohkem teada kohtumise üksikasjadest. Tegelikult ei ole meil siin siiski eriti palju üksikasju. Ma selgitan seda punkti ka kohe. Kuid kõigi suuremate uudistekanalite teated praegusel hetkel viitavad lihtsalt sellele, et Ratcliffe läks Moskvasse, et hoiatada Kremlit provokatiivsete tegude eest, mida lääne luure andmetel venelased võivad peagi toime panna. Pole veel üksikasju selle kohta, mis need provokatiivsed teod täpselt on. Samuti pole üksikasju selle kohta, millest Ratcliffe võis Lätit informeerida, kui ta esmaspäeval seal viibis. Ainus muu infokild on see, et Ratcliffe'il oli kõrvalmissioon öelda Venemaale, et nad lõpetaksid Iraani abistamise. Mis, kui me siin ausad oleme, oleks võinud olla lihtsalt e-kiri ja mida Kreml kohe eiras. Kas Kreml eiras esimest osa, jääb veel näha. Kuid nüüd, kui meil on kinnitus, et see oli kohtumise peamine punkt, on väärt arutada Kremli plaani laiemat olemust. Kas sellel on üldse lootust õnnestuda ja kuidas NATO püüab seda nurjata? Me oleme varem arutanud Kremli plaani põhituuma. Võtta mõni provokatiivne samm NATO riigi vastu, tekitada diplomaatiline kriis, kasutada seda, et tekitada lipu ümber koondumise efekti ja siis suunata see patriootlik energia suuremahulise mobilisatsiooni toetuse kindlustamiseks. Tegelikult pole selle plaani esimene osa midagi uut. On möödunud peaaegu aasta sellest, kui Venemaa alustas ahistamiskampaaniat NATO riikide vastu, sealhulgas, kuid mitte ainult, on Vene droonid juhuslikult leidnud tee Poola. Vene droonid on juhuslikult leidnud tee Rumeeniasse. Häiritud Ukraina droonid on juhuslikult leidnud tee Lätti ja põhjustades piisavalt suure skandaali, et tingida nende peaministri tagasiastumise. Vene lennukid juhuslikult riivavad Eesti õhuruumi ja täiesti tundmatud päritolu lõhkeained satuvad juhuslikult Saksamaa lennujaama lennuväljale.
samuti oleme viimase aasta jooksul näinud NATO suhteliselt tagasihoidlikku reaktsiooni. Selle loo alguses toimus paar 4. artikli konsultatsiooni, kuid peale tugevdatud ja koordineeritud kaitsemeetmete pole eriti palju ennetavaid samme astutud. Ennetav reaktsioon võib olla mu uus lemmik oksüümoron. Igatahes pole NATO rohkem teinud, sest just seda Venemaa sellest soovibki. Neid nimetatakse provokatiivseteks rünnakuteks põhjusega. Need ongi loodud selleks, et esile kutsuda vastus. Ainus vastus siiani on see, et NATO püüab jääda konfliktist kõrvale. Ma kasutasin fraasi ära lange lõksu peaaegu aasta tagasi ja see on tänaseni meie juhtmõte. Kuid te puutume siin kokku väikese probleemiga selle loodud stiimulite süsteemi osas ning hakkame juba nägema selle tagajärgi. Kui provokatiivne rünnak ei kutsu esile vastust, siis võib-olla pole rünnak piisavalt provokatiivne. Vähemalt tundub, et see on õppetund, mida Kreml endale teadvustab ning seetõttu ongi käes see uus ja tundmatu eskalatsiooni etapp, mis sundis Ratcliffe'i Moskvasse. Praegu pole veel selge, milline see eskalatsiooni tase täpselt on. Nagu ma eile ütlesin, on luurekogukonnal ilmselt midagi väga konkreetset käes, mistõttu muutus see lihtsa telefonikõne asemel reisiks. Põhjus, miks nad hoiavad detaile enda teada, on sama tasakaalu otsimine, millega Zelenski seisis silmitsi vahetult enne sissetungi. Kui kõik hakkavad paanikasse sattuma enne, kui probleem tegelikult algab, oled sa sisuliselt andnud oma vaenlasele tasuta võidu. Näiteks, kui tundmatu luurearuanne ütleb, et Venemaa plaanib saata väikesed rohelised mehikesed Narva, Eestisse, siis selle väljakuulutamine praegu tooks lihtsalt kaasa Narva evakueerimise. Ja me võime sellesse punkti jõuda, aga me ei ole veel seal. Kui Ameerika Ühendriigid paljastasid sissetungiplaani 5 aastat tagasi, oli 2 nädala pikkune vahe Moskva erakohtumise ja mõnede avalikustatud luurearuannete avalikkuse ette jõudmise vahel. Umbes 6 aega läks mööda, enne kui sellest sai koordineeritud meediakampaania. Nii et võib-olla hakkame me sellest rohkem teada saama septembris. Või võib-olla võtab Venemaa seekord hoiatust kuulda ja tühistab plaani. Ja kõige rohkem kuuleme sellest 2 kuu pärast, kui Washington Post avaldab artikli sellest, millest me napilt pääsesime, kuid mida keegi ei hinda. Kas alikustamise strateegia töötab, sõltub osaliselt sellest, kas Putin suudab oma sisepubliku ees poliitiliselt tasakaalu hoida. Ja see omakorda sõltub osaliselt sellest, kui vastuvõtlik on laiem rahvusvaheline üldsus nendele hoiatustele. Juba 2021 aastal kavatses Bideni administratsioon avalikustada Kremli sissetungiplaani, et koguda avalikkuse toetust Ukrainale ja takistada Venemaal valelipuoperatsioone läbi viia. Viimane osa oli tõhus. On raske läbi viia valelipuoperatsiooni, kui teine pool on juba avalikustanud, mida sa kavatsed teha, enne kui sa seda teed. Teisalt võib-olla polnud see osa vajalik, arvestades, et toimepanijad ei teadnud vahet SIM-kaartide ja Simsi mängu vahel. See-eest Ukrainale toetuse koondamise osa ei toiminud eriti hästi. Euroopa liidrid ei lükanud seda mõtet tõsiselt tagasi, kuid nad ei uskunud ka tõsiselt, et Putin oleks kogu selles asjas tõsine. Seega oli Ukrainale palju teoreetilist toetust. Praktilist toetust aga eriti ei olnud enne, kui sissetung algas. Tulles tagasi tänasesse päeva, on olukord mõnes mõttes paranenud, kuid teistes aspektides halvenenud. Vähesed Euroopa juhid kahtlevad enam Putini kavatsustes. Ja viimase 5 aasta jooksul oleme näinud alliansi sees jõudude ümberjaotumist. Idatiiva riigid hoiatasid nende probleemide eest kogu aeg, kuid liiga vähesed kuulasid neid. Kuna neil oli õigus, on neil nüüd suurem juhtroll alliansi suuna valimisel, või vähemalt juhtroll, mis on nende suurusega võrreldes ebaproportsionaalselt suur. Veidi spekuleerides, Ratcliffe ei peatunud Lätis ainult sellepärast, et see oli võimalik sihtmärk. Ta oli seal ka sellepärast, et riik võtab olukorda tõsiselt. Teisalt on avalik arvamus läänes viimase 5 aasta jooksul üha enam vandenõuteooriate valdkonda triivinud. Ja see jätab ukse lahti paarile võimalikule probleemile tulevikus. Eelmisel korral oli Joe Bideni administratsiooni eesmärk teavitada väliseid osapooli sellest, mis ees ootab. Seekord on olemas sama ülemaailmne publik, lisaks ka Venemaa sisepublik. Ülemaailmse publiku roll siin, eriti NATO riikides, on mõista, mis võib juhtuda ja reageerida tasakaalukalt. Rünnak on Venemaa poolt. Kui see tehakse vale lipu all, on see ikkagi Venemaa poolt ning Venemaa vastu tuleb rakendada asjakohaseid vastumeetmeid. Samal ajal jääb rünnaku eesmärgiks NATO provotseerimine. Seega ei pruugi kohe 5. artikli käivitamise juurde tormamine ja rünnakuga seotud objektide kiire pommitamine olla parim mõte.
siin astub Putin üles eetris, selgitab Vene avalikkusele, kuidas lääne fašistid on Venemaad ilma provotseerimata rünnanud ja nüüd on aeg tegutseda. Ja muide, me peame saatma teist rohkem Ukrainasse. Ukraina on esikohal. Siis tegeleme NATOga. Muidugi, Venemaa ei jõua kunagi selleni, sest see oleks halb mõte. Aga Putin saab, mida tahab, viies rohkem mehi Ukrainasse. Kuramus, ta ei pea seda osa isegi valjult välja ütlema. Sa võid lihtsalt öelda, et peab toimuma mobilisatsioonilaine, et tugevdada Venemaa lääne piire. Ja võib-olla lähebki 30 000 sõdurit sinna poole. Aga siis 300 000 sõdurit on halvasti kalibreeritud kompassidega ja satuvad Ukrainasse. Ups. Rahvusvahelisel areenil saab NATO sellele vastu astuda, kui vastus on eelnevalt koordineeritud. Võib-olla tõesti rakendatakse 5. artiklit. Aga siis on meetmed, mis on vajalikud Põhja-Atlandi piirkonna julgeoleku taastamiseks, kõik alles jäänud Atacams raketid varudest Ukrainale anda. Kui NATO ei loo uut rinnet, on Putinil palju raskem väita, et mobilisatsioon on vajalik. Samuti on rahvusvahelisel areenil oluline, et sellised riigid nagu Hiina ja India oleksid olukorrast teadlikud. Mõlemad naudivad endiselt raha teenimist, jälgides sõda kõrvalt. Siiski ei ole kumbki neist eriti vaimustuses suurriikide vahelise sõja väljavaadetest Euroopa ja Venemaa vahel. Tegelikult ei saa nad enam sõjast palju raha teenida, sest sel hetkel blokeerib Euroopa kogu Venemaa nafta lahkumise föderatsiooni sadamatest. Ma kahtlustan, et USA luurametnikud annavad nüüd olukorrast ülevaate oma kolleegidele mõlemas riigis, isegi kui me sellest ei kuule, sest kummassegi ei toimu kõrgetasemelisi visiite. Museas ta külastab järgmisel kuul Ameerika Ühendriike. Ja siis jõuame Venemaa sisepubliku juurde. Ka nemad peavad teadma, mis toimub aegsasti, sest neil ja läänel on ühine huvi. Putin kasutab sind, et meid rünnata. Ja me mõtleme sinu kasutamist mõlemas selle sõna tähenduses. Nii et astu mobilisatsioonile vastu, lahku riigist, õhuta revolutsiooni, mida iganes. Lihtsalt ära mängi tema mängu. Nipp seisneb siin selles, et Kreml kontrollib Venemaa sisemeediat. See ei ole nii hull kui näiteks Põhja-Korea puhul, kuid valitsus suudab kontrollida narratiivi. Selle probleemi ületamiseks on vaja, et see oleks ülemaailmne uudislugu, et see murraks läbi Venemaa meediaseina ja leviks kogu ühiskonnas. Sa näed, kuidas vandenõuteooriad põhjustavad probleeme kogu selles nimekirjas. Kui suur osa inimesi peab USA luurearuannet mõttetuks, isegi kui Euroopa luureagentuurid kinnitavad selle erinevaid osi, siis see lugu maetakse maha. See ei levi Vene ühiskonnas. Heidutus kaob. Rünnak siiski toimub ja vandenõuteooriate laine ainult kasvab. Ja vastupidises suunas kutsuvad mõned üles tugevamatele vastumeetmetele, mis lõpuks mängivad Kremlile kätte. See on kõige tõsisem julgeolekukriis, millega lääs on pärast külma sõja lõppu silmitsi seisnud. See ületab kõik, mis juhtus Bushi administratsiooni ajal, sest vastase jõud on tuumavõimekusega ja sihtmärgiks on kogu koalitsioon. See toimub juba niigi pingelises julgeolekuolukorras Ukraina tõttu. Ja koalitsioonil on ainult nädalaid või võib-olla mõned kuud, et sellele lahendus leida. Samal ajal, kui sul on küsimus, millele soovid vastust leida, saad selle esitada Geopolitics Helpline'is. Siin on kogu selle sisu arhiiv minu teiselt kanalilt. Ja kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba homme. Hoia end!